Juba 3. aastat osaleme me Santa Maria Eesti ja Pauliga Eesti tiimiga maailmakoristuspäeval ja sel aastal me oleme oma staabi üles ehitanud siia Kristiine linnaosasse. Vaatame, palju me sel aastal prügi suudame kokku koguda. Kõige rohkem olen ma leidnud ikkagi väikeprügi siin selle lühikese aja jooksul, aga kurvaks teeb see, et inimesed jätavad vedelema ka oma maskid, et neid on juba päris palju kokku saanud korjatud. Täna me oleme leidnud pükse, raamatuid, klaasikilde ja konisi. Huvitavad leiud, mis meil on siin, on müts. Süstla leidsime ühe kahjuks. Rummi, koola, kokteili, sellised topsid. Ühe põõsal on mingi simman toimunud. Ja, et see isegi sidruniviilud sees on. No tere tulemast, siin on Ringi elektroonikajäätme kogumispunkt. Sellel aastal esimest korda maailmakoristuspäeva raames korjame siis e-jäätmeid, mis on maailma kõige kiiremini kasvav jäätmete liik. Tänastele maailmakoristajatele selline takotrall. Selleks, et inimesed vähem prügistaksid, on minu meelest 2 võimalust. Esimene see tänase ringkäigu järeldus. Linnaruum tuleb veelgi hoolikamalt läbi mõelda. Tuleb selgelt planeerida, kus peab olema prügikast, sest kui on prügikast, siis inimene viskab prügikasti. Ja teine võimalus on see, et näidata eeskuju, kutsuda inimesi kaasa maailmakoristuspäevale ja see juba tekitab kõigis tunde, et prügi maha ei ole mõistlik visata, sest keegi peab selle nende järelt ära koristama.